Tere tulemast Tiina Peili käsitöökanalile ja tänane video on eelkõige neile, kes alles alustavad tikkimisega või siis ka neile, kes on juba pikemat aega tikkinud, aga tahavad teada, kas midagi uut tikkimismaailmas ka välja mõeldud on. Ja tänases videos ma näitan teile 11 erinevat varianti, kuidas kinnitada mulineelõnga või tikkimisniiti töö alguses. 12. variant on kombinatsioon ja 13. 14. varianti te võite kombineerida ise. Miks neid nii palju vaja teada on? Minu jaoks peab olema tikkimine kiire, mugav ja lihtne ja sellepärast ma pean olema paindlik ja teadma võimalikult palju variante. Ma valin siis vastavalt sellele, kui tihe on mul kanvaa, kas ma tikin ühekordse mulineelõngaga, kas ma tikin blende, kas ma tikin parkimismeetodil, kas ma tikin ülevalt alla või paremalt vasakule, kas mul lõnga jätkub või mitte. Vastavalt sellele ma siis teen oma otsuse. Tikkimisega on nii, et on olemas valed variandid, õiged variandid ja siis mugavad variandid. Kui me räägime mulineelõnga kinnitamisest või tikkimisniitide kinnitamisest, siis on ainult üks vale variant. See on see, et ma teen sõlme ja jätan selle sõlme siis sinna töö taha, sellepärast, et kui mul töö on valmis, siis kõik need sõlmed jäävad muhkudena tööpinnale paistma. Kõik ülejäänud variandid aga on sellised, mida tasub katsetada. Ja kui teil tekib küsimusi või te teate veel mõnda varianti, siis võite mulle teada anda, mul on selle üle ainult hea meel. Aga nüüd head õppimist ja harjutamist. Mulineelõnga kinnitamine asaga töö taga. Ja see sobib eriti hästi siis, kui meil on vaja tikkida kahekordse mulineelõngaga. Ja selleks ma võtan lihtsalt ühe pika mulineelõnga ning murran ta pooleks. Nii et siia lõppu jääb selline aas. Ja läbi nõela silma viin ma nüüd 2 mulineelõnga korraga. Oletame, et mul on vaja tikkida siia 5 risti. Ma viin nüüd selle nõela töö taha. Töö tagant toon ette. Ja teise käega hoian tagant seda aasa kinni, et see töö peale ei lipsaks. Ja teen ära esimese poole ristist. Keeran töö teistpidi, viin siit aasast nõela läbi. Ja näete, kinnitus jääb mul nüüd töö tahapoole. Ja jätkan nüüd tikkimist. Järgmine variant on samasugune peaaegu, nimelt mulineelõnga kinnitamine aasaga töö pealpool. Tööetapid on täpselt samasugused, see tähendab võtta mulineelõnga, murran pooleks, nii et siia lõppu tekib meil aas. Aga alustan ma nüüd töö pealpool, see tähendab tööd ei ole mul vaja ümber keerata. Viin töö taha nõela koos niidiga ja jätan selle aasa siia töö peale. Nüüd lähen nõelaga läbi selle aasa. Tekib mul kinnitus. Ja see kinnitus on vaja meil nüüd viia töö taha ja seda teeme me nii, et siit, kust ma nüüd viimati tulin nõelaga välja, ma pistan sinna samasse auku selle nõela tagasi. Ja kui ma siit niimoodi natuke tõmban, siis see kinnitus läheb iseenesest töö tagumisele poolele ja nüüd ma saan jätkata ristide tikkimist. Järgmine variant on selline, et ma kinnitan mulineelõnga töö peal nende ristide alla, mida ma hakkan kohe tikkima. Ja see variant sobib siis, kui mul ei ole võimalik teha mingil põhjusel aasa ja seda kasutavad ka need, kes tahavad, et töö tagumine pool jääb täiesti ideaalne. Ja oletame, et mul on jällegi vaja siit vasakult paremale teha ristikesed. Alustaksin ma siis siit alt vasakust nurgast, aga risti tegemist. Aga nõela viin ma sisse siit ülevalt. Ja toon siit alt välja, kus ma hakkan nüüd ristikest tikkima. Ja ma jätan siia tööpinnale sellise saba. Hea oleks, kui need saba otsad on ühe pikkused. Nii. Jätan siia alla saba. Hoian sõrmedega seda saba siin kinni. Ja teen ära esimese
pool risti. Tegelikult on, nagu näete, juba on ta kinnitunud. Ja teen nüüd edasi järgmised risti alumise pooled, nii et see muline lõng jääb siia alla. Kuna mul rohkem ei ole plaanis siia ristikesi teha, siis ma lõikan selle saba lühemaks. Ja tagasi minnes katan kinni. Nagu te näete, siis praktiliselt ei jää näha seda lõnga siin ristikeste all. Ta võib-olla jääb natukene siit paksem kui muud ristid, aga üldiselt tööpinnal ei jää see väga paistma. Järgmine variant on siis, mulle tundub kõige klassikalisem, et mulineelõnga kinnitamine töö tagumisel poolel juba eelnevalt tikitud ristikeste alla ja selle jaoks ma siis võtan mulineelõnga ja katsun siit 3-4 risti alt koos nõelaga selle läbi viia. Ja see saba jääb siia alla ja ma viin ta töö peale poole selle nüüd. Järgmine variant on jällegi minu üks lemmikutest, kui mul ei ole võimalik kaasaga kinnitada. Ja samuti väga ökonoomne ja tehakse seda töö pealt ja selle nimetus on mikrokinnitus. Mikrokinnitusi on tegelikult päris palju variante, aga ma näitan teile siin paari. Oletan, et mul on vaja siis siia tikkida 5 ristikest. Kui te nüüd vaatate, siis aida, lõime ja koelõngad koosnevad tegelikult sellistest kimpudest. Siin peaks igas kimpus olema minu meelest 4 sellist niidikest. Ja tikkima hakkan ma siis nii, et ma viin kõigepealt siit ülevalt. Näete, ma kavatsen teha pool ristikese siit alt siia ülesse. Ja siia ülesse viin ma oma nõela ja jätan väikese saba. Ja nüüd ma toon nõela töö peale poole mitte nendest aukudest, mis siin on, vaid siit keskelt nende 4 väikese niidikese kuskilt vahepealt. Tõmban hästi vaikselt seda saba lühemaks ja ma viin tagasi ka siit keskelt, aga ma katsun jätta siia vähemalt 1 niidi vahele. Et siit vaatate, et mitte samast august siit keskelt, vaid 1 niit on siin vahel, siit viin tagasi. Näete, tegelikult mul on kinnitus juba olemas. Ja nüüd ma teen sellise asja, et ma toon nõela siia alla, kust ma kavatsen hakata risti tikkima. Siin on nüüd väike saba veel, aga see saba läheb kohe siia töö tagumisele poolele, kui ma viin mulineelõnga siia taha ja ma võin veel teha selliseid keerutusi kaasa aidata. Aga see saba läheb sinna ilusti taha ja ma saan jätkata oma tikkimisega. Kuigi mikrokinnitus on kindel asi, siis ma pigem kasutan seda, kui ma tikin pilte, mis lähevad raami sisse, aga kui ma tikiksin patja või mingisugust liikut ja tahan mikrokinnitust teha, siis ma teeksin sellise mikrokinnituse, mida ma praegu teile näitan. Jällegi mul on vaja siis siit tikkida ristikesed ja ütleme, ma teen igaks juhuks 2 mikrokinnitust. Otsin siit kimpude vahelt nüüd koha, kust ma saan nõela läbi pista. Jätan jällegi vähemalt 1 selle niidi siit vahele, viin tahapoole ja ma soovitan seda, et kui ma alustasin siit paremalt nagu vasakule, siis selle ma mitte ei jätka, vaid ma teen nagu sammu tagasi. Et näete, tegelikult nüüd on peaaegu juba ta kinni. Selle saba ma lõikan pärast ära ja järgmise mikrokinnituse näiteks teen siia.
Nii, nüüd on ta täiesti kindlalt kinni. Ja ma saan tikkida oma ristid, aga enne ma lõikan selle saba siit ära. Molineelõnga kinnitamine sõlmega töö peal pool ja kuulsite õigesti sõlmega. Oletame, et mul on vaja siit teha 5 risti ja ma hakkan tikkima vasakult paremale. Ja mul on siin molineelõng kahekordne, mille otsas on siis tehtud sõlm. Selle sõlme jätan ma nüüd kanga peale. Piisab tegelikult 3-4 ruudust, ma jätan natuke rohkem, et teil oleks näha. Ja ma tean seda, et mina tikin alati alt üles esimese pool risti. See tähendab seda, et ma selle sõlme jätan selle rea, mis ma siia tikin, ülemisse ruutu. Ja toon nüüd oma molineelõnga siia esimesse alumisse ruutu, kust ma hakkan tikkima. See tähendab seda, et see lõng töö tagumisel poolel jookseb niimoodi diagonaalis. Ja kui ma tikin nüüd pool ristit, siis see saba jääb sinna ristikeste alla. Nüüd lõng on mul siia alla kinnitunud juba ja nüüd mul tuleb ära lõigata see sõlm. Ja sõlme äralõikamiseks kasutan ma pintsette ja ma teen sellise asja. Ma võtan siit sellest sõlmest kinni ja tirin teda natukene väljapoole. Ja nüüd siia tekib selline jalg talle ja nüüd kui ma selle ära naksan, siis see ülejäänud saba ots läheb kohe töö taha ja meil on puhas kinnitus olemas. Järgmise variandi tikin ma teile ühekordse molineelõngaga, kuigi teda sobib tikkida ka siis, kui on kahekordne molineelõng ja see on samuti üks variant mikrokinnitusest, kus siis molineelõng õmmeldakse töö külge kinni. Ja oletame, et mul on siis vaja siit teha 5 ristikest ja ma torkan nüüd nõela sisse mitte siit keskelt, kus me tegime mikrokinnitusega, vaid siit 2 augu vahe pealt, juurde külje pealt siis. Ja jätan siia väikese saba ja nüüd nõela toon välja kuskilt siit keskelt. Nüüd ma hoian seda saba ja võt selle saba õmblen ma nüüd siia kinni. Saba toon ma siia poole. Nüüd teen pikemaks selle saba. Nii, ma ei tea, kas on näha. Ja torkan ma nõela nüüd siit keskelt kuskilt jällegi tagasi töö tagumisele poolele. Näete jah, mitte nendest 4 august, vaid siit keskelt. Ja sellega olen ma õmmelnud selle saba töö külge kinni ja ta on täiesti kindlalt kinni. Ja selle saba ise ma lõikan ära. Ja ma saan nüüd tikkida oma pisted ära. Järgmine variant on molineelõnga kinnitamine töö taga nii, et ma õmlen ta kanga külge kinni. Seda ma saan teha siis, kui mul on Aida tüüpi kangas, kus siis on koe ja lõimelõngad niimoodi põimitud. Ja ma otsin üles, missugused lõngakimbud tulevad siia peale poole ja ma ei torka mitte siis läbidast, vaid läbi kangast, vaid katsun siit tööpinnalt viia selle lõnga niimoodi läbi ja nüüd viin töö peale poole ja saan oma ristikesi hakata tegema. Järgmine variant on siis selline, kus ma kinnitan muline
töö peale poole juba tikitud ristide alla, et seda saab kasutada siis, kui need ristid on suht sarnaste värvitoonidega, mitte siis, kui nad on hästi erinevate värvitoonidena. Ja kui siit ta ei taha siit ristidelt läbi minna, siis tuleb lihtsalt võtta peenem nõel. Pean hästi ettevaatlikult tõmbama, et ma selle saba tõmban risti alla. Viin töö taha, aga mitte kindlasti sealt august, kus ma tikkima hakkan, vaid mujalt. Ja nüüd hakkan tikkima riste. Järgmise variandi puhul toimub kinnitus samuti töö tagumisel poolel ja seda kasutatakse siis, kui tahetakse, et töö tagumine pool jääb ideaalselt kena. Ja selle jaoks me põimime oma uue mulinee lõnga juba varem tikitud ristikeste külge siksakina ja see uus mulinee lõng jääb vaevumärgatav. Nüüd järgmine variant, mida ma näitan, on kombineerimine. Et te võite võtta siit ükskõik millised juba nähtud kinnitusviisid ja neid omavahel kombineerida. Minule näiteks meeldib väga mikrokinnitus, aga see saba, mis sinna otsa jäetakse alguses, see kipub mul alatasa sinna töö taha upsama enne, kui ma olen mikrokinnitusega valmis saanud. Ja sellepärast teen mina nii, et ma teen töö algusesse sõlme. Ja nüüd ma teen mikrokinnituse. Ja sõlm hoiab seda saba siin töö peal ilusasti. Nii. Ja nüüd ma saan hakata tikkima. Ma teen siin esimese risti poole ära. Ja lõikan koheselt ka sõlme ära. Nüüd see saba ots on mul siin töö peal. Nüüd ma teen sellise asja, et ma toon selle mulinee lõnga siia töö peale. Ja viin teda natuke poole tagasi. Sellega ta läheb sinna töö alla nüüd. Ja vaatamata sellele, et see sõlme tegemine ja lõikamine võtab aega, siis minu puhul on ta aja kokkuhoid, kuna nagu ma ütlesin, minu liigutused on sellised, et mul ei õnnestu seda saba seal vaikselt ja aeglaselt ära timmida. Ta kipub ikkagi libisema töö taha mul. Ja niimoodi saate te kombineerida erinevaid variante ja valida, mis teile meeldib. Aitäh teile vaatamast, ootan teie küsimusi, ootan teie like. Ilusat tikkimist teile ja kohtumiseni järgmises videos.